siis on ju küll hästi veedetud. Siis on küll ju hästi veedetud puhkused. Jaa. Ja ma korra tõusen poole pealt püsti. Et ikkagi töölainel. Ütleme nii, et ma ikka järgmised päevad ikka täiega kavatsen ka molutada, nii et... Väga hea, et sellega saaks kelustada. Et seda... Nii, aga meie siis salvestame. Tere tulemast kõigile taas kuulama ja vaatama Häädemeeste seltsimaja podcasti ja mul on väga hea meel tervitada siin taaskord ühte väga head inimest ja täna me räägime Lili Noormägiga. Tere! Tere! Nii, Lili, mitte Lili on ju? Lili. Jah, Lili. Jah. Okei. Vabandust, selle oleks pidanud küll kohe alguses ära kontrollima. Täitsa tavaline i-d ja l-id ühekordsed tähed. Ma tegelen sellega igapäevaselt. Aha, okei. Võt, nüüd ongi niimoodi, et kui pannakse liiga lihtne nimi, siis on jälle keeruline. Ja. Aga sa just ütlesid, et sul on puhkus. Jaa. Ja kuidas sina siis plaanid oma puhkust veeta? Sa mulle väikse ülevaate juba tegid, aga kuulaks. No esimene päev on ikka sisseelamine, eks ole. Et aga ei, ma tahan järgmist, mul on ka planeeritud tegevusi, kus ma peangi linnas olema ja asjad, mida ma tööpäevade sees ei saa väga teha. Aga tahan molutada ja loodan, et ilm on mõnus, et vaikselt aias nokitseda ja kodu koristadagi suurt puhastust teha, käid pesta. No läheb juba mõlutamisest kaugemale, aga hommikuti kindlasti mõlutan ka. Kuidas sina mõlutad? Tahan lugeda. See on mul kõige lihtsam molutamise viis, et ma lihtsalt olen. Mulle meeldib väga lihtsalt õues olla. Lihtsalt terrassil olla ja lugeda. Ja mulle meeldib väga krimkasid vaadata. Need inglise krimkasid. Vahel siis, kui midagi on vaatamata jäänud, siis vaatan neid tagant järgi. Mõnikord ma küsin lõpupoole kultuurisoovitusi ka, aga kui juba juttu tuli, siis äkki sa annadki siit kohe mingi hea lugemissoovituse või filmisoovituse? Ma olen viimasel ajal nii palju lugenud ja minu häda on see, et mul ei jää või ma ei jäta omale autoreid ja pealkirju meelde. Ma ei jõua neid jätta. Ma olen oma elu sees teinud selle otsuse, et ega siis pea ei ole see koht, kuhu kõik asjad tuleb kinni taguda ja meeles pidada. Et mul on siis koht, kust ma vaatan üle. Mulle näidatakse raamatut, ma tean, et jah, ma olen seda lugenud, et ma uuesti ei võta. Aga praegu nii tohutult palju on kirjandust ilmunud, et sealt igaüks leiab endale midagi toredat ja ega filmidega on sama lugu, et mul on tutvuskonnas ja töökaastlaste hulgas ma tean väga palju neid, kellele väga meeldivad Midsommerid ja nii edasi, et neid ja Brokenwood ja et ja sealt tuleb ju järjest jälle uusi ükseid seriaale, et leiab, aga selle meelespidamise suhtes meie kohtusime sinuga esimest korda ju mälumängus. Just, homme on meil suur finaal. Täna siis salvestamise päeval saab niimoodi öelda. Ma ei ole üldse suur mälumängur ja just sellepärast, et ma tean, et ma ei ole suur asjade meelespidaja. Ja asja teine pool on see, et ma olen tegelikult õppinud bibliograafiat. Ehk siis peale ülikooli lõpetamist, kui 13 aastat töötasin Eesti Rahvusraamatukogus bibliograafina, ehk siis minu jaoks on oluline see, kust ma leian vastuseid. Õigeid vastuseid, et me ei suuda keegi kõiki asju meeles pidada, et tänapäeval muidugi aitab juba Google ja AI, aga too aeg ikkagi sa pidid leidma algallikad, eks ole, kust. Ja, et siis päris ammu aega tagasi, ehk siis nõukogude ajal. See on minu meelest üks selline oskus ja võib täitsa öelda, et võime, mida
on nagu ülikriitiline praegu ikkagi säilitada ja jätkuvalt noortele ja lastele õpetada, et kust informatsiooni leida, näiteks siis, kui Google või AI ühel päeval nagu rikki läheb, on ju? Ja kui see arvutisüsteemil on omadus ikkagi siis minna rikki, kui teda kõige rohkem vaja on, eks ole. et sa ei saa selle peale loota, jah. Meil on raamatukogud ja toredad kohad, mäluasutused olemas. Kuidas sa siis mälumängu sattusid, kui mälu niivõrd hea pole ja seal ju me abivahendeid kasutada ei saa? Jah, sattusin puhtalt tänu oma headele naabritele. Siiri ja Kaarel kutsusid mind ühel päeval kaasa, et sa oled nüüd natuke aega juba siin elanud. Oota, ütle mulle palun, millises tiimis sa oled? Ma tean, et sa oled mu selja taga, et ma sinna kunagi ei näe. Ma olen sellise nimega tiimis nagu Sõpruskond. Ja. Et meil ongi seal Leinakülast oleme siis mina, Kaarel ja Siiri ja siis sealt Tahkuranna poole pealt on meil kambajõmmid. Ma tean, et Tahkuranna naised on seal alati selles tiimis, et kes saab, see istub maha ja mängib kaasa. Ja teised teevad nad on seal ka vastuvõtjate hulgas. Maitsvaid kaneelirulle. Ma olen nendest nii vaimustuses, et ma pean veel korra ütlema, et ma vist olen juba mitmes podcastis järjest. Tulge mängu mängima, et siis saate kaneelirulle. Ja järgmisest hooajast siis uuesti. Aga nüüd sinu loo juurde. Nagu ma ikka alati küsingi külalistelt, et räägi meile sina oma lugu. Et kust siis alustada selle oma looga, et ma päris põline Häädemeeste valla elanik ei ole. Ma olen siin kandis ehk siis Leinakülas elanud nüüd 8 viimast aastat. Enne seda olin circa 30 aastat Tallinnas oma eluga. Ja veel enne seda siis olin Audrus, ehk siis ma olen sealt teiselt poolt Pärnut oma koolielu alustanud ja nii põhikooli kui siis ka keskkooli aja siis Pärnus. Ja muusikakooli aeg jäi ka sinna sisse, nii et ja kaugemale ma võib-olla oma selle minevikuga ei läheks. Või juurte juurde hakata minema, siis jäämegi arutama seda. Aga tööelu poole pealt, ma seda juba mainisin, et ma olen siis 13 aastat oma tööelu karjääri alguses Eesti Rahvusraamatukogus töötanud. 90ndate lõpp oli selline turbulentne aeg, riigil oli raha vähe ja kui väljaspool raamatukogu hakkasid juba arvutid tulema ja siis raamatukogu sees oli nagu hästi niisugune kinnine ja hästi aeglaselt arenev kõik. Kelle seisev õhk oli ja kuidagi mulle tundus see õhkkond seal. Ma hakkasin oma töö kõrvalt juba otsima, et saaks ka midagi muud seal majas teha. Aga paraku ma seda väljakutset sealt ei leidnud ja ma kasutasin ära võimaluse saada koondatud. Ja siis ma hakkasin tasapisi, siis nagu teist karjääri üles ehitama. Läksin sekretäriks ühte firmasse. Sealt edasi tuli personalitöö juurde ja siis selle personalitööga ma siis, sellega ma siis tegelesingi. Tuli värbamistöö ja personalijuhina ja personalispetsialistina, et 8 aastat tagasi siis ütleme nii, et perekondlikel põhjustel ma tulin siis ära tagasi Pärnusse, ma sain Pärnusse töökoha ja see siis aitas mul nagu tagasi tulla. Jah. Sa oled nüüd tagasi Pärnumaal, kust sa oled siis ka pärit küll teiselt poolt, aga väga pika ajaga elanud Tallinnas. Et kui sa mõtled, et mida sina oma kodukohaks pead?
no ma pean ikkagi oma kodukohaks seda maakohta, kus ma täna olen. Leinakülas siis? Leinakülas, jah. Väga lõhe. Jah. Et ikka see, kus ma maandun õhtuks ja kus ma ennast maandan. Sa ütlesid, et sa väga palju kaugemale ei tahaks minna sellest, mis sa juba mainisid, aga mind ikkagi jäi huvitama see, et sa siis peale kooli valisid Bibliograafia, jah. Vaat kui keeruline sõna esiteks. Bibliograafia. See eriala oli too aeg, jah, bibliograafia ja raamatukogundus. Et kuidas sa selle valisid? Mäletad sa seda? Mäletan küll, ma tegelikult tahtsin minna õppima lasteaiakasvatajaks ja sellepärast, et mul oli olnud võimalus Audrus elamise ajal kooli kõrvalt suviti töötada Audru lasteaias. Niisugune abikasvataja puhkuste ajal, eks ole. Ja mul oli see unistus, aga kuna sellele erialale sissesaamiseks pidi tegema bioloogiaeksami, siis ma sellest loobusin. Ai, huvitav. Jah. Miks bioloogia? Ja ei oska öelda. Ei oska öelda. Igal juhul ma sellest loobusin ja siis kuidagi tuli see täiesti minu vanemate kaudu kuidagi info sellise eriala kohta. Ja siis ma mõtlesin, no miks ka mitte. Miks ka mitte. Oli see, mida sa ootasid siis selles vanuses? Ei oskagi ju midagi oodata. Midagi või teada, mida sa päriselt tahad. Aga... Et kuidagi ei olnud tol ajal seda kombeks, et ma saaks, et noh, ma nagu väga positiivselt vaatasin ka värbajana inimeste CV-sid, et ta on saanud proovida erinevaid töid. Et see annab sulle ikkagi nagu mingisuguse mõõtme, mis töö sulle meeldib rohkem, mis meeldib vähem. Igal tööl on ju omad plussid ja miinused, eks ole, et selleks, et leida oma see õige, mis sind nagu, mis sul silma särama paneb. See on väga äge mõte, sellepärast, et mulle tundub, et ma tahan nüüd kasutada sõna vanasti, on ju. Et kunagi oli niimoodi, et peale keskkooli siis õpiti ära mingi amet ja see sa olidki. Ja, et inimesed väga palju identifitseerivad iseennast ka läbi nende selle töörolli, on ju. Et olen bussijuht, olen kes iganes, eks. Aga just see, et ja sinagi ütlesid mulle, ma mäletan seda esimest korda, kui me kohtusime, sa ütlesid, et sa oled karjääripööraja. Et see, et pidevalt avastada või olla uudishimulik jätkuvalt kõige suhtes, kuhu tee võiks viia. Just. Et see on nii kihvt. Just. Et mul on siis tegelikult olnud 2 karjääripööret. Et see raamatukogust äraminek ja noh, niisugune uue tee otsimine ja leidmine. Ja noh, teine pööre oli siis nüüd 3 aastat tagasi, kui ma mõtlesin, et noh, mul oli jäänud kodukontorisse noh, mõned personaliprojektid ja värbamist natukene ja ma mõtlesin, et mul võiks olla siin kõrval üks poole kohaga töö, mis annab mulle stabiilse sissetuleku. Mul oli olnud väike kokkupuude eelnevalt selle majaga, eakate koduga ja kuidagi, noh, mul oli ka silma jäänud kevadine värbamiskuulutus ja suvel ma võtsin siis Kerli Liivaga ühendust, et kas tal on veel minusuguse jaoks midagi pakkuda. Et õnneks ta ei vaadanud CV-s ei vanust ega minu töökohti eelnevaid, vaid kutsus mind kohale. Enne kui me jõuame eakate koju, et mul on tunne, et kas see episood siin saab ka väga selline tööpõhine olema või?
kuidas me otsustame. Mulle tegelikult, mida ma räägin natukene ka oma 2 hobist, mis on mul tegelikult väga südamelähedased, on rahvatants ja koorilaul. Ma küll nendega täna ei tegele ja mul ongi kuidagi elu jooksul tulnud pausid nendes tegevustes. Ma alustasin Audru koolis, oli väga tugev koorilaulu või üldse lauluõpetaja Aili Tamm ja seal tulid nii rahvatants kui koorilaul minu ellu. Ja mul on mõlemas olnud pause, aga ma olen teatud aja tagant jälle, ma olen küll kunagi lubanud, et siis, kui ma ükskord pensionile jään, et siis ma tahan nendega edasi tegeleda. Aga ma olin vahepeal, siiski Tallinna perioodi lõpp oli 10 aastat niimoodi, et Tallinnas tantsisin kullaketrajate rühmas, naisrühmas 10 aastat ja siis tuli ka üks väike segakoor tuli. Et ma mõlemat väga nautisin, et kummastki mingi perioodi ei raatsinud loobuda. Et miks need mulle meeldivad, on see, et mulle meeldib teistega koos teha midagi toredat. Et ilmselt see näitab minu kohta ka seda, et ma olen hästi meeskonna inimene. Et kui ma kunagi muusikakoolis õppisin akordionit, ja seal tuli ka laulmine juurde, et mul võis juhtuda ikkagi see, et ma laval esinedes mind närv vedas alt. Nii akordionit mängides kui ka laulmisõpetajal meeldis mind solisti panna laulma, et mind võis ikkagi närv alt vedada, et mul kadus hääl ära, midagi sellist. Aga kui ma olen kooriga, ansambliga, tantsurühmaga, siis on hoopis teine see õlgõla tunne, ühise eesmärgi saavutamine. Et see on see, mis paneb minu silma särama vabal ajal. Ja vabast ajast jälle töö juurde, et tegelikult siis see värbamise töö või personali juhtimine ongi ju tööinimestega, on ju? Tööinimestega, jah. Et see tegelikult seda värbamise mõistet väga palju niisama rääkides ei kasutata, minule tundub. Et kui me räägime ikkagi töökuulutustest, siis on töökuulutused, aga sina ikka ütled seda värbamine, et kellena sa töötasid siis, kuidas see nimetus oli? No ma olin näiteks sellises ettevõttes Tallinnas nagu Baltic Restaurants Estonia, kes Daily kaubamärgi all toitlustab üle Eesti kooli ja lasteaedasid. Ma olin seal värbamisspetsialist ja ma tegelesingi suures ettevõttes personaliosakonnas. Seal ei ole võimalik, et kõik teevad kõike, et seal ikkagi värbamisspetsialist tegeleb ja lõpuks oli meil mitu värbamisspetsialisti, sest mahud lähevad nii suureks, et jah, et sa ikkagi tegeledki puhtalt ainult värbamisega. Mis on väga ühelt poolt väga tore töö, sest mulle tohutult meeldis ka inimeste lugude kuulamine ja see arutlemine ja lahenduste otsimine ja see on niisugune karjääri ülesehitamine, eks ole, et aidata inimesel mõista, et kus ta tahab olla, kuhu ta tahab edasi liikuda praeguses etapis, tulevikus mingid uued suunad, aga lõppkokkuvõttes ühel hetkel sa põled läbi. Praegu väga palju on meedias läbi käinud seda, et ka sellised kõrgharitud inimesed on tööta, et nad saadavad oma CV-sid ja nad ei saa isegi vastust või siis saavad, et valisime kellegi teise, on ju. Ja sinagi ennem ütlesid, et Kerli ei vaadanud su CV-d, vaid kutsus su kohale ja vaatas sind kui inimest ja sinu seda potentsiaali või
et kas sa sobid ametisse. Et sina siis tõenäoliselt kohtusid ka sadade inimestega oma töö jooksul, eks ju. Et mida sina inimesest ootad lisaks sellele professionaalsele pädevusele? No see tahe midagi teha, midagi muuta, vaadata elu avara pilguga, mitte olla kinni oma vanas kogemuses, et see on nagu hästi oluline, et selleks, et saada valitud uuele positsioonile ja võtta vastu uusi väljakutseid, anda endale uusi võimalusi. Kätega vehinsin. Et ma jah ise, ma ei tahaks, ma näen ka praegusel tööl, et CV-sid lugedes, et oi, et tal on nii palju töökohti, tal on ikka iga 2-3 kuu tagant midagi on jälle vahetunud aga ma tean omast käest, et seal võib olla taga väga palju erinevaid põhjuseid. Väga palju erinevaid põhjuseid. Et inimene, kes ise ei ole seda kogenud, ta vaatab seda, kui mustvalgel on sul kirjas, et tal on jälle on teises kohas ja jälle teises kohas ja mis on juba 3. ja 4. kohas ja ma vist läksin oma vastusega lappesse, aga ei, sa vastasid väga ilusti seda, et mida sa inimeses vaatad, et siis eks on ju. Ja sa ütlesid ka seda, et ma saan aru, et mõni siis võib lugeda sellist CV-d ja näha, et et kuhu see kõlbab, et kogu aeg pendeldab siit sinna. Aga milline sinu enda kogemus on just selles osas, et kui sinu vastu laual istub siis inimene ja sa tead, et see on kindlasti inimene, keda ma ei värba? On sul olnud selliseid hetki, et juba selle vestluse käigus on see asi selge? Ma arvan, et mul ei selle vestluse käigus enamasti seda tunnet võib-olla ei teki veel, et ma lihtsalt pärast, kui hakkan nagu läbi analüüsima ja läbi seedima seda, millest me rääkisime või kuidas ta rääkis või. Võib-olla, et ma pean mingit lisa infot koguma. Peab ju ka inimese käest, kui sa tahad kellegi käest minna küsima tema kohta, eelmisest töökohast ju küsima ka tema enda käest seda soovitajat, kellega sa ikkagi võid rääkida. Kus on omad, sa pead siis olema ja aru saama, et kas see on niisugune kokkulepitud müügikõne või on nagu päris tagasiside, et ma ei taha kunagi panna inimesele sildistada, et oi, et see nüüd, või keegi mul kõrvalt ütleb, et kuule, et see nüüd küll ikka üldse ei kõlba, et või ei sobi selle töö peale või et miks, et nüüd sinust, et sa ütlesid, et sa mõtlesid, et sa tahaksid endale sellist poole kohaga tööd siin Häädemeeste kandis, mis pakub stabiilsust. Aga ma saan aru, et täna sa ei tööta siis poole kohaga enam, on ju? Jah, see poole kohaga töötamise aeg üsna kiiresti läks täiskohaks. Sest et ma nägin, et kui ma oleksin siis hooldajaks tööle, eks ole, täiesti elus esimest korda. Kusjuures mul oli see kelluke, et ma võiks hooldajana töötada ka kuskil varasemast ajast juba nagu peas kõlisenud, aga tegelikult sellel tööl on ju ammustest aegadest selline kuvand, et see on kohutavalt raske töö ja väga hull töö.
ja võib-olla, et see teadmine ka nagu noh, oli mind nagu eemale hoidnud, aga lihtsalt ajahetk oli selline, kus kõik asjad jooksid kokku, eks ole, ja jõudsin ma selle töö juurde. Ma just mõtlesingi seda, et noh, kõikidest sellistest kõrvaltöödest või tööpakkumistest, mis siin kandis võisid olla, ma ei ole küll kursis, et see nagu ei kõla esimene selline lihtne valik, et tõepoolest ka minul on selline arusaam, olles absoluutselt mitte mingit kokkupuudet omavad, et tegemist on väga raske ja keerulise tööga ja see ikkagi nõuab teatud tüüpi inimest seda tegema. Kui sa läksid hooldajaks, siis kui palju see reaalsus sinu ootustest erines? No mul oli eelnevalt tekkinud tegelikult oma vanematega teatud sellised, noh, ema oli väga vapper oma diagnoosiga ja noh, ta lõpuks 2018 suvel lahkuski Pärnu haiglas, aga ta oli nii vapper, et me nagu, tähendab, ta oma haigusega, ta nagu kodus üldse ei jäänudki nagu voodisse. Jäin isaga kahekesi ja natukene räägin praegu sellest, et minu isal oli Parkinson. See aeg, kui mina temaga kahekesi jäin, noh, need selle haiguse ilmingud olid küll hästi tugevad, aga ma ei teadnud sellest haigusest tegelikult mitte midagi. Ja kuidagi pikapeale hakkasid need mõningad nähud ikkagi väga meie niisugust koos toimimist ühes elamises nagu keeruliseks minema. Et kui tulevad haigusega kaasa hallutsinatsioonid ja juba see toimetulek väheneb, et ma pidin hakkama otsima abi. Ja see oli hästi keeruline 8 aastat tagasi. Abi leidmine, et sa ei tea, kuhu poole sa pöördud, sa ei oska õigeid küsimusi küsida, et üldse abi saada. Ja millist abi sul vaja läheb, aru ei saa, selgitada ka ei oska. Et selle haigusega kokku puutudes isa haiguse lõpp oli ka see, et ta oli 2 viimast nädalat Häädemeeste eakate kodus. Ja tagantjärgi mõeldes, ega ma ei oleks midagi osanud ka teistmoodi teha, kui mul see, võib-olla tänase tarkusega ma oleks temaga osanud kodus paremini hakkama saada, tema haiguse ilmingutega. Võib-olla ta oleks osanud juba ka paremini abi otsida, teistmoodi ka tema raviarstiga rääkida. Nii et ma läksin sinna majja, ma tegelikult hakkasin ikkagi nullist peale ja siis hakkas mulle see mu oma elukogemus kõik istus kogu aeg kõrval, millega ma kokku puutusin, millega ma hädas olin. Ja kuidagi ma hakkasin seal majas seda tarkust endale külge haakima. Loomulikult on see äärmiselt kahju, et sul on elus selline kogemus oma lähedasega,
samas ma kuulan ja mõtlen, kui suur väärtus see on just sellele eakate kodule täna, et seal on selline hooldusjuht, kes oskab näha ka siis lähedase vaadet, kuna sul on see paraku ja nii mul lähedane. on omal see kogemus, ma tulen selle kogemusega, ma tean, kui millises olukorras lähedased on, kui neil on kodus kas siis selle diagnoosi või neid dementsuse muid diagnoose on ju väga erinevaid, et millega see lähedane kodus kokku puutub kõigepealt. Et mulle endale tundub, ise ka sotsiaalmeedias hakkad midagi laikima, eks ole, oled mingis grupis sees ja juba sul tuleb seda materjali. Mulle tundub, et seda on nüüd nii palju räägitud aga ma ei ole kindel, kas need inimesed, kes nagu selle vastu pole kunagi huvi tundnud, aga nad äkki puutuvad sellega kokku, kas nendele tuleb seda infot niimoodi? Ma pean ütlema, et minul ei tule, kuna mul ei ole selleks mingit vajadust hetkel olnud ja see info ei liigu minuni, eks. Aga võib-olla peale tänast. Aga tegelikult see kõlab mulle väga ebaõiglasena, et sellist asja ju ei osata ette oodata, millal see päev tuleb, kui sa pead oma lähedase eest hooldama, on ta siis vana või ükskõik mis vanuses. Ja et inimene peaks ise oskama küsida õigeid küsimusi või oskama pöörduda kuskile. Et see ei ole ju mingi tarkus, mida kuskil õpetatakse, et see tulebki läbi väga valusate elukogemuste. Kahjuks ei ole ma selles osas teemas võõras. Aga tegelikult mul oligi ette valmistatud üks küsimus sulle seoses selle tööga, et millised probleemid süsteemis on või sellised väljakutsed, et ma nagu kuulen, et see võiks olla üks neist. Ma arvan, et kõige suurem väljakutse ja probleem on see vähene raha. Kogu selles hoolekandesüsteemis ja sotsiaalvaldkonnas, et mis takistab võib-olla paljudel headel inimestel, väga headel töötajatel, kas siis püsima jäämist selle töö peale, et nad on lihtsalt selle, sest ta on natukene on nüüd küll paranenud see palgaskaala siin viimaste aastatega ja tegelikult on väga suur surve sellele ka seetõttu, et valitsuse poolt on kehtestatud määrus, millega 1. juulist peab olema kõikides hooldeasutustes, hooldekodudes pakuvad, kes seda teenust siis pakuvad, suurem töötajate arv kui siiani on olnud, mis ju tekitab tegelikult väga suure palgasurve. Et ikkagi konkureeritakse juba omavahel ja muidugi see, et neid kohti on vähe. Et järjekorrad hooldekodude kohtadele on väga pikad, nõudlus on suur, aina suuremaks läheb. Et see põlvkond, kes nüüd on pensionieas ja aina rohkem ju diagnoositakse ka neid haigusi, aina paremini diagnoositakse. Et pered saavad aru, et kodudes enam hakkama ei saa. Need inimesed, kellel oli dementsuse diagnoos siin 40, 50, 60 aastat tagasi, olid kõik kodudes. Ja me ei teadnud nendest mitte midagi. Võib-olla mõned hullemad juhtumid kuskil haiglate psühhoneuroloogia osakondades võib-olla, eks ole. Aga me ei puutunud nõukogude ajal üldse sellise diagnoosiga kokku.
jah. üks niisugune hästi, me tuleme hästi keerulise või noh, nagu see oli niisugune tore ja lihtne aeg, aga seal oli nii palju peidetud infot inimeste eest, et noh, tagantjärgi imestad, et aga need inimesed olid siis ka olemas. Aga nendega ei tehtud midagi. Neid ei aidatud kuidagi, neid peresid ei aidatud. Aga täna on nad kõik hooldekodude järjekordades. Nendest vaimse tervise teemadest rääkides mul meenub praegu üks etendus, mis Endlas on Suvekool, kus ka siis oli peategelasel vaimse tervise häire ja seda siis võetigi, kui see, mis temaga kaasas käis, et sellel tuli jälle hoog, seoti köiega kinni ja elatis üle. Selle ma lõikan välja. Aga jah. Aga kuidas lood Häädemeeste hooldekodus on? Eakate kodu. See on Häädemeeste eakate kodu, jah. Ja et kas seal on piisavalt töötajaid? No me täna värbame. Täna otsime omale uusi töötajaid ja kindlasti ei ole veel piisavalt. Et nagu sa ütlesid ja ma nõustusin, et hooldaja tööl on selline väga raske töökuvand. On see raske töö siis? Jaa, muidugi on. Ta on nii füüsiliselt kui ka vaimselt raske. Sa ju võid iga päev kokku puutuda surmaga. Aga see on ju elu lahutamatu osa. Ja lõpuks sa nagu sellega lepid. Ja noh, natuke harjud ka. Sest sa tegelikult saad ju mõistusega aru, et see selline, noh, see, et elu lõpeb, see ongi kõige parem kõigile, eks ole. Me tahaks muidugi, et me läheks nagu une pealt aga noh, need on väga harvad juhused. Aga selle töö juures on see teine pool, see positiivsem pool ja see rõõmu pool või et sa teed tegelikult iga päev teed 1000 pisikesi heategusid. Ja see tekitab sinus tegelikult sellise rahulolu või ja sest sa saad kogu aeg ka seda tänutunnet vastu. Nad on kõik tänulikud selle hetke eest. Kas sa teda aitasid pesema, tegid poti tühjaks, vahetasid mähkmäära, aitasid hambaid pesema, aitasid sööma, andsid juua talle. No, see päev koosneb sul nii 1000 pisikesest heateost. Ja nad on kõik tänulikud selle eest. Et see tänutunne, mis sa nagu vastu saad, kaalub selle kõik üles, kui see sulle meeldib, kui sulle meeldib see. Kindlasti on inimesi, kellele tal on nagu ükskõik, eks ole, et ta nagu ei mõtlegi selle peale. Aga siis ma ütleks nii, et kui on sul sellest ükskõik, siis võib-olla peaks teise töökoha otsima. Sest töö inimesega, see peab sulle rõõmu pakkuma. Ei saa lasteaias töötada, eks ole, kui see töö sulle rõõmu ei paku. Ma arvan. Ma olen 100% nõus ja eks seda ju on ka kuulda, et mõnikord öeldakse, et tema küll ei peaks seda tööd tegema. Aga sinust sa alustasid siis hooldajana ja täna sa oled siis hooldusjuht? Jaa, ma ütleme, et 1,5 aastat eelmise kevadini siis töötasin hooldajana ja peale juhtkonna vahetust siis sain võimaluse hooldusjuhina panna ennast proovile. Mida see tähendab?
no see tähendab seda, et vastutan töökorralduse eest. Seda, et igal päev oleks piisav arv hooldajaid tööl. Et nad oma töö teeksid südamega. Noh, mis niivõrd kuivõrd ma siis saan seda mõjutada, eks ole, et noh, selleks, et töövahendid oleksid olemas ja noh, mis siis nagu minust sõltub. Et naiskonna jah, vaheline see sisemine kliima oleks selline üksteist toetav ja ma arvan, et me oleme nagu selles asjas oleme päris palju edasi liikunud, et kui me nüüd sellest füüsilisest raskusest räägime, siis noh, võti ongi tegelikult selles, et mitte keegi ei tohi midagi füüsiliselt raskemat teha üksi. Et me ikkagi peamegi oma töökorralduses lähtuma sellest, et sul oleks kogu aeg kolleegid olemas, kellega koos neid füüsiliselt raskemaid asju teha. See viibki meid kuulaja küsimuseni ja see küsimus kõlas niimoodi, et kuidas sa innustad ja motiveerid oma töötajaid? Väga tore küsimus. On. Meil on alati väga tore kuulaja küsimus. Ma olen ühe komisjoni ees ka öelnud või noh, kui minu käest küsiti, et kuidas siis hooldajaid tööle, mis neid motiveerib, et kui me rahast ei räägi, eks ole, et tegelikult on meil ikkagi see kõige suurem motivaator, kui ma tean, et mul on hommikul on kõik naised, kes on graafiku järgi peavad tööl olema, on tööl. See, et sul on kõik inimesed, kõik kolleegid on olemas, et sul on sellised kolleegid olemas, kelle peale sa võid loota ja kindel olla, kellega sa tead, et sul koostöö toimib. Noh, inimesi on ju, satub igale poole, eks ole, erinevaid ja alati need inimesed ei ole kõik sellised, kellega sul kohe nagu koostöö hästi sujub. Aga noh, me peame sellega arvestama ja ma sellest räägin, motiveerimine, innustamine siis, et kui meil on circa 70 hoolealust, kes on kõik oma erinevate vajadustega, hädadega, probleemidega, siis meil on ka majas 40 personali töötajat, eks ole, kes on ka kõik oma erinevate kiiksudega. Ja kuidagi me peame, kui me tahame siin majas töötada, siis me peame arvestama sellega, et me siin selle saaksime kenasti koos toimitud. Isegi siis, kui see inimene võib-olla mulle ei meeldi mingil põhjusel. Aga see põhiline eesmärk on ju meil see, et meie eakatel elanikel oleks siin majas hea, soe, sõbralik. Teenindamine, me oleme ju teenindajad. Kõik, ükskõik on see koristaja, köögipersonal, hooldajad, kõik me oleme seal majas teenindajad. Meie läheme sinna tööle, aga see on nende kodu. Ja see on väga hea point, mida välja tuua, et tõepoolest see on, et nad ei ole seal läbikäigul. Ja. Nemad peavad tundma seal ennast hästi. Aga kuidas luua selline keskkond elanikele, et nad tunnevadki, et neil on alles nende väärikus, et ei ole nad seal ainult kellegi kaela peal, et nad on seal hoitud ja... Et väga oluline on lasta neil nii kaua, kui nad on võimelised ise midagi tegema. Seda ka teha. Et mitte seda õpitud abitust. See tuleb väga kergelt. Me hakkame kedagi söötma, eks ole, kuigi tal võib-olla omal käed veel liiguksid.
küll juba kehvemini, aga me hakkame nende eest mingeid asju ära tegema. Et mida kauem me nagu suudame neid motiveerida, neid asju ise tegema, siis seda noh, ka see nende väärikus siis säilib. Et noh, siin on ka mingid, noh, näiteks on dementsetega on hügieeniprobleemid, hakkavad selle haiguse süvenedes lähevad nagu hullemaks ja noh, erinevaid võtteid on, et me oleme hakanud hügieenikombinesoone kasutama neil seljas ja noh, ka lähedastele selgitanud, milleks see vajalik on. Seal on just lisaks sellele hügieenile ka see inimese väärikus. Oluline, et temaga ei teki mingit sellist olukorda, noh, kus noh, selle haigusega lihtsalt käib see kaasas, et ta enam ei taju, kus ta on, mis ta teeb, et ta teeb ebasobivas kohas midagi sellist, mis tõmbab ka tema väärikust alla, et noh, peame neid lahendusi leidma, et nende väärikus ikkagi säiliks. Millised hirmud lähedastel on selle protsessi jooksul, et kui tuleb oma siis vanem inimene saata hooldekodusse? Et kui kaua see haigus, noh, kui ma räägin konkreetselt näiteks dementsusega inimesest, et kui pikalt see haigus võib kulgeda. Sest no, meil ei ole vastus sellele. On väga kiire kuluga haigusi, aga see võib ka 10-12 aastat. Inimene step by step. See haiguse kulg niimoodi. Noh, ta on ravimitega teatud määral nagu võimalik stabiliseerida, aga no ühel hetkel jälle seda kukkumist ikkagi tuleb. Et lähevad need nagu probleemid süvenevad hakkama saamisega näiteks ja tajumisega. Häädemeeste eakate kodu on ainus selline asutus Häädemeeste vallas, on ju? Jaa. Ja niimoodi mööda minnes vaadates tundub tegelikult väga väike maja, et mind üllatab, et sa ütled, et seal on 70 klienti ja siis 40 töötajat ka veel, ja seda on näha, et seal on hästi lahe aed, väga ilus. Aga mis toimub seal? Et kuidas tavaline päev nii töötajate kui klientide jaoks siis välja näeb? Noh, päevad iseenesest on suhteliselt rutiinsed. Hommikusöök 8:30, lõunasöök 12:30, õhtusöök kell 5. Sinna vahele pesud, muud hügieenitoimingud, võimlemised. Et siinkohal ma pean tegevusjuhendajaid väga tänama, et nad nagu aitavad nende aega sisustada. See on nagu ülioluline tegelikult, et seda igapäevast rutiini natukene nagu elavdada. Laulutunnid, pallimängutunnid, mõned kontserdid. Aga see sotsiaalne elu, et ma hiljuti külastasin Nõmme Pihlakodu ja siis seal... No sellest ma tahaks kuulda pikemalt. Ja seal oli, see on väga suur asutus, väga palju elanikke ja siis ma ka küsisin, et kas teil on nagu oma sellised kambad ka ja siis jaa, muidugi, et osad on, ongi, nad kogunevad seal kampades, osad saavad omavahel läbi, teised ei suhtle, ja nagu ongi selline kommuunielu põhimõtteliselt, et tegelikult olles seal, nähes neid võimalusi ka, mis neilgi on seal ja erinevad tegevused, et
tundus päris äge viis oma siis vanemat iga mööda saata. Jaa. Noh, ega meie väljakutsed näiteks algavad juba sellest peale, et kas satuvad ühte tuppa 2 inimest, kes omavahel sobivad. Eks ole? Aga jaa, meil on ju üle poole elanikest on meil siin Häädemeeste vallast ja seda äratundmisrõõmu, kui sa saad teada, et su oma külast on see ja veel 3. ja tekivad ikka, jaa, niisugused väiksed seltskonnad, kes omavahel teevad mingeid niisuguseid kohviringikesi ja et kui räägitakse, et see üksindus või selline suhtlemisvajadus on seal vanema inimese puhul probleemiks või see, noh, ütleme siis vajadus on ju. Et siis sellises suures kollektiivis tundub ju nagu seda probleemi ei peaks olema. Eks seda võib ikkagi olla, sellepärast, et tundub, et inimene tahab väga suhelda, aga samas ta tuleb sinna suurte seltskonda ja ta ikkagi nagu alguses võtab, eks ole, lihtsam on, noh, näiteks kas sa saad oma toanaabriga jutule, kas teil sobivad, leiate mingeid ühiseid jututeemasid, et siis juba sinna olen lihtsalt märganud, et ega mõni ei tahagi ja ta ei hakkagi suhtlema. Et selles eas on ju uusi tutvusi juba ka keerulisem üles ehitada. Aga nende, ütleme, et niisuguste väikeste ühistegevuste kaudu, mis meil tegevusjuhendajate abiga seal, kas need on, noh, niisugused mälumängud, bingomängud, raamatuklubi ju, Maisepp käib meil raamatuklubi tegemas kord kuus ja tegelikult siinkohal, noh, väga Eglevutt tuli meil võimlemist tegema selle sama projekti raames, mis ta siin seltsimajas teeb, eks ole. Et see tegelikult niisugused väljastpoolt tulevad inimesed, noh, uued näod tekitavad hästi palju elevust. Ja tegelikult siinkohal tahakski kutsuda ka üles valla taidlejaid, pillimehi, tulge me tunneme rõõmu igast esinejast, tahaksid koolilapsed, lasteaialapsed ühe toreda esinemise teha, tulge. Me oleks väga tänulikud. See on küll väga tore üleskutse, et seda tuleb kindlasti siin veel julgemalt toonitada. Ja, et meil kindlasti ei ole seda suurt rahakotti, aga tänulikud oleme. Et kui võib-olla, et me ei ole lihtsalt leidnud ka üles neid õigeid kohti praegu, kuhu helistada ja keda kutsuda, et selles suhtes nagu oleme hästi avatud vastu võtma. See on väga tore. Ka praegu ei ole ju mingeid külastuspiiranguid nagu siin mõned aastad tagasi? Ei. Me isegi sellel talvel kuidagi läks leebelt meist mööda see viirushaiguste periood. Kuulsime, et ühes ja teises hooldekodus ikkagi pandi piirangud peale, aga meil ei olnud vajadust ja seda teha. Et ikkagi suhteliselt leebelt ja oleme hakkama saanud. Aga nüüd sina töötades seal majas või muidu, et mis sa arvad, kuidas saab nagu valmistuda vanaduseks? Ma arvan, et see on igas inimeses endas kinni, et
kuni sa ikka oled nagu aktiivne ja uudishimulik. Et eks see vanadus tuleb nii, kuidas ta tuleb. Et jah, seda, et ega selleks ei ole, ma arvan, et selleks ei ole. Kindlasti meil on kõigil omad mingisugused, mu ema oli selline ja isa oli selline ja kas ma tahan ka selline olla, eks ole. Mida ma olen küll oma kolleegidele, tüdrukutele öelnud. Sest ega enda tervise ees saate ikka teise hoolitseda. Et mitte keegi teine. Tähendab selleks, et me ju enamasti ikkagi tegeleme tagajärgedega. Et selleks, et natukenegi ennetada ja on targutada. Ega ma isegi, ma pean ütlema, et mul ikkagi see füüsiline töö jättis ka minu tervisele oma jälje, aga seal oligi see hetk siis, et ma pidin lihtsalt tagasi tõmbama. Ja see, mille nimel me tegeleme, et meil oleks ka rohkem töötajaid igapäevaselt tööl, et me saame rohkem koormust jagada. Et aga see enda mitte keegi teine ei muretse sinu tervise pärast. Ma olen enda üle uhke, ma läksin sellest aastast, läksin jõusaali elus esimest korda. Oi, kui tere. Ja käin, nüüd ma üritan käia 2 korda nädalas ringtreeningutes, nii et parem hilja kui üldse mitte kunagi, et ja, sellest jõusaali treeningust me oleme ka siin podcastis ka mitmel korral rääkinud, et see on tõesti igale inimesele vajalik. Igas vanuses. See ei ole kuidagi seotud lihase pumpamisega, vaid selle hea toonuse hoidmisega, mis ju, eriti kui rääkida vanemast east, siis hoiabki vanemaid inimesi sellest, et nad ei kukuks või siis, et taastumine oleks lihtsam. No mina läksin puhtalt sellepärast, et mind hakkasid vaevama sellised valud nagu reide lööma, et see takistas mul pikkade maade kõndimist jalgsi. Ja kui sulle siis arst ütleb, et kui see on valud, eks ole, kui su valud lähevad nii kangeks, et enam valuvaigistitega ei aita midagi, et siis on operatsioon, seljaoperatsioon. Et kui ma veel ise saan midagi teha selleks, et see asi nii kaugele ei läheks, et seda edasi lükata, siis ma teen seda. Ja täna ma võin öelda, et on mul lihaseid nii palju, seljalihaseid ja kogu lihaskonda nii palju ikkagi aidanud juba tugevdada, et seda valu sellisel moel enam ei ole. Aga et seda hoida, ma pean jätkama seda. Jaa. No see on väga... ma ei saa praegu pooleli jätta. Ei saagi. Et see on väga hea näide, et elust enesest on ja see ongi kurb selles mõttes, et tegelikult ju selline füüsiline vananemine, et me jõuame oma tippu kuskil seal 20ndate lõpus juba ja sealt edasi nagu ma ütlen, et kolinal allapoole, aga see ei ole see vanus, kus osatakse või mõeldakse, et ma pean ennast nüüd ju hoidma, et 40 aasta pärast ka nagu mõnus oleks veel. Ja tegelikult võiks ka ju 60-selt olla mõnus ja ka 70-selt. Ja ma imetlen 80-seid, kes on veel vitaalsed ja käivad eakate ülikoolis ja tahaks ka olla sellises vanuses veel. Selline. Sa rääkisid ka sellest enesehoidmisest ja ka läbipõlemisest, mida sa siis oled ka ise kogenud, ma saan aru, eks. Kuidas hoida ennast? Lisaks sellele, et sa küsid abi.
jah, see abi küsimine on küll hästi oluline. Aga tulebki leida endale neid tegevusi, mis sulle nagu rõõmu pakuvad. Ma pean ütlema, et mul oli lugemisega, kuigi ma õppisin ju, eks ole, kunagi raamatukogundust ja ma olen noorest poolest ka hästi palju, mulle meeldis lugeda. Mul oli lugemisega väga pikk paus. Ja ma tundsin, et ma ei suuda süveneda ühessegi raamatusse ja ma võtsin raamatute lugemise uuesti kätte alles aasta tagasi umbes või 1,5 aastat. Ja ma olen leidnud selles enda jaoks niisuguse uue hingamise. Et pead tegema seda, mis rõõmu pakub. Et ma täna nagu ei ole endale ühtegi koori ega rahvatantsurühma otsinud täiesti meelega. Sest et ma tean, et kui ma midagi sellist, siis see on mul kohustus ja ma teen seda väga kohusetundlikult, ma ei jäta proove vahele, ma ei loobu ühestki esinemisest, aga ma tean, et ma täna ei oleks võib-olla lihtsalt liiga palju enda jaoks see ka veel võtta. Aga hing igatseb selle järgi. Ja ma saan aru, et oled ka endale siis seadnud tulevikuks selle plaani, kui sa ütlesid, et kui töö on tehtud, siis on aeg lustida. Ja. Aga me ei tea praegu, millal see tuleb veel. Me oleme täna rääkinud nendest rõõmudest ja nendest raskustest, mis sina siis oma igapäevases töös koged. Millised on need õppetunnid, mis sa sealt oled saanud? Või oled sa äkki kogenud midagi sellist, et ikkagi vanemad ja targemad inimesed ju, kellega sina töötad, kogenumad inimesed, et mingi selline hea mõttetera sealt poolt? Üks õppetund, mis on nagu viimase aastaga minus, mida ma pean endale kogu aeg meelde tuletama ja endaga kaasas kandma, on see, et kuula inimesi, kuula kõiki. Mitte ainult seda, kes sul kõvema häälega nõudmisi esitab, aga kuula ka seda, kes vaikse häälega. Ja võib-olla ka väga õigeid ja motiveeritud mõtteid väljendab. Et kõiki inimesi tuleb kuulata. Ja alles selle pealt teha oma otsused. Et olen ka eksinud selle vastu. Ja pärast endale jaoks, ma olen selles mõttes nagu üsna enesekriitiline ja saan aru, kui ma teen vigu. Aga see on niimoodi tänase töö baasil üks nagu väga oluline niisugune mõte enda jaoks, et selleks, et naiskonnaga koos edasi liikuda, siis ma pean neid kuulama ja ma pean kõiki kuulama. Mitte ainult neid, kes kõvema häälega esitavad nõudmisi. Ja, see on väga ilus mõte. Sa ootadki nüüd enda naiskonda rohkem inimesi? Jaa. Sa juba ühe üleskutse tegid siin, et te ootate endale külalisi, aga keda sa ootad enda kollektiivi? Ma ootan selliseid inimesi, kes tunneksid rõõmu teiste aitamisest. On see siis eakas, on see noorem inimene, vahet ju pole tegelikult. Et ei pea üldse olema eelnevalt mingit väljaõpet, kusagil töötanud sellel alal. Me oleme viimasel ajal väga toredad naised siit oma vallast saanud tööle, kes on selle töö nagu selgeks õppinud ja see, mida nad omalt poolt suudavad pakkuda meie majale, rahulik, rõõmus toimetamine,
heatahtlik, meeskonnas väga toetavad. Ja ma olen märganud, et need, kes on varem töötanud klienditeenindajana, ehk siis sulle on meeldinud kliente teenindada, aga meie ju ka teenindame. Kliendi teenindamine kuskil kas poes või toitlustusasutuses võib olla teinekord päris närvesööv, Jaa. eks ole? Jaa. Et no seda ma võin küll nagu lubada, et meie kliendid, meie elanikud, noh, eks ka nende hulgas on neid, kes on tundlikumad, aga me õpimegi neid tundma, me teame, mismoodi me neid kohtlema peame ja saame nendega toimetada ja nad on väga tänulikud. Väga tänulikud. Ja iga päev on uued väljakutsed. Selles mõttes igav ei hakka, et sul on mingi rutiinne päev, eks ole, aga seal need võib-olla, et mis ka meie maja nagu iseloomustab, et ükski töötaja ei ole ühte osakonda tööle pandud, nii kaua, kui ta meil tööl käib, vaid on pidev roteerumine ja kõik õpivad kogu maja tundma. Aga jah, et viimane inimene, kellega meil nüüd on kokkulepe, ta tuleb ka tuleb tööle. Et hästi naljakas lugu, et on kogu aeg meie majast mööda käinud. Aga ei ole tulnud selle peale, et julgeks sisse astuda, küsida, aga nüüd oli tema jaoks see aeg käes, et nägi meie kuulutust ja tundis ilmselt, et nüüd on see hetk, et võiks. Tegelikult küll, mulle tundub ka, et kuigi te ju olete täiesti Alevi südames, võib täitsa öelda, et kui ei ole seal kedagi külastada, siis tegelikult kokkupuude selle majaga enamus inimestel puudub. Ja see nii-öelda kogukonna tunnetus selle majaga minu meelest puudub, et võikski olla ju mingit sorti koostööd rohkem erinevate asutuste vahel või ka lihtsalt seltskondade vahel. Jaa, see on, ütleme nii, et meil on praegu ikkagi need inimesed, kellega käidi siin mõned aastad tagasi ka tehti võib-olla mingitel seal suveüritustele liiguti või. Et me ei ole ju kas või siit seltsimajast või sellest lauluväljakust ju kaugel, aga nende inimeste võimekus liikuda on vähenenud. Ja me peaks nagu bussi võtma selleks, eks ole, aga kuidas me need inimesed bussi aitame, kui mõned on ratastoolis ja rulaatoritega ja et nende majast välja viimine on nagu väga keeruline. Et kindlasti, siin on ju ka need väärikate üritused olnud vallamajas, et aga jah, kahjuks me neid enam ei ole saanud ju sellistele üritustele kaasata. Et aga see oleks kindlasti hästi tore, kui midagi meie majas läbi viia. Küll jah, võib-olla et pooled nendest väga ei adu, aga nad saavad aru, kui nende ümber on seltskond ja seal toimub midagi toredat. Jah, vaata, kui palju toredaid mõtteid siit tänasest saatest. Mis sina arvad, milline on ideaalne eakate kodu? Ideaalne. Eks ta ideaalne ongi see, kus inimesed tunnevad ennast rõõmsatena ja hoitutena. Kõik on puhas, korras. Jah, enda, kas ma just siin tahaksin olla, võib-olla, et kui kujutaks ette need uuemal ajal ehitatud
lastekodud on nagu parema planeeringuga ja paremini läbi mõeldud, et meil on ikkagi üsna see vana maja on kohandatud vanast elukortermajast ju ja renoveerimise käigus kohandatud ja uus osa, mis on juurde ehitatud, ka seal natukene rahulolematud selle planeeringuga, aga on nagu on, eks ole, et me peame nendes tingimustes hakkama saama, mis meil seal täna on. Aga jah, ei tahaks ise ka kunagi olla sellises kohas, kus on niisugune mõnus soe õhkkond ja tahaks jah, et käiks rohkem võib-olla mingisuguseid kontserte ja esinemisi ja et ka võib-olla, et ise eakana pääseks sealt välja lihtsalt selleks, et keskkonda vahetada. Täna ma mõtlen nii, võib-olla, et siis enam ei mõtle. Väga äge. Mida sa ise täna tahaksid veel lisada? Mulle tundub, et me oleme nii paljust rääkinud juba. Aga julgustaksin küll jah, siin kohalikke naisi. Võib-olla rohkem kui mehi. Kuidagi on kujunenud, et see on ikka rohkem naiste töö, kuigi on ka meeshooldajaid ja välismaal ongi meeshooldajad ju. Aga midagi võib-olla, et ka meie elanikud ei ole ja nii valmis neid vastu võtma ja võt kahjuks ikka meediast on läbi käinud ikka need ebameeldivad lood, kus teinekord on nagu meeshooldajaga tegu olnud, et mis nagu, aga tahaks julgustada jah. Kui kohe kandideerida ei taha, siis võib ka mulle helistada, või Facebooki kaudu ühendust võtta, et natuke rohkem sellest tööst teada saada või. Ja seda õhkkonda seal korraks nõusutada. No minul on ka üks väga hea tuttav, kes hiljuti tuli sinna ka minu meelest poole kohaga või veerand kohaga, mis ta lubas seal käia natukene, aga järjest rohkem ta minu meelest seal on ja loomulikult ta ise sobib minu meelest ideaalselt sinna ja ta ütleb ka, et talle nii väga meeldib seal käia. See töö peabki meeldima. Kui see, ma nüüd kordan ennast, et kui see töö ei meeldi ja rõõmu ei paku, siis on seda tööd keeruline teha. Ja ei peakski. Ja ei peakski tegema. Aga minu meelest see on päris ilus üleskutse ja ka väljakutse ei saa salata, millega siin täna punkt panna. Aga enne veel me ikka jagame ka väikeseid kingitusi oma külalistele, et käisin Häädemeeste hääpoes ja Maia Orav on teinud väga palju lahedaid selliseid maitsesoolasid, moose, hoidiseid ja sinulegi siin on täna punase basiiliku maitsesool ja üks väga mõnus vaarikamoos. Nii, väga põnev. Et nendega ma saadan siis sinu täna siit teele. Aitäh! Ja teistega kohtume siis järgmises episoodis ja Liliga kohtume homme. Mälumängus. Hästi, aga kohtumiseni. Aitäh sulle. Aitäh sulle, Lili. Kohtumiseni.